See oli 1928 aasta 4. septembril, kui julge mees nimega George Wood püstitas esimese ametliku veekiirusrekordi kiirusega 92,8 miili tunnis. See ei tundugi tegelikult eriti raske. Istud paati, kogud kõvasti kiirust ja kirjutad oma nime ajalukku. Nagu selgub, kui sa üritad seda rekordit purustada, siis kõige tõenäolisemalt saad sa hoopis surma. Hämmastav fakt on see, et veekiirusrekordit pole suudetud purustada alates viimasest edukast katsest, mis toimus juba 1978 aastal. Isegi kogu meie kaasaegse tehnoloogia, moodsate vidinate ja keeruliste masinatega pole seda petlikult lihtsat rekordit aastakümneid suudetud purustada. Võrdluseks, viimane maismaa kiiruse rekord püstitati 1997 aastal. Miks on see siis vee peal nii palju raskem ja surmavam kui maal? Kui oled kunagi avavees ujunud, siis tead, kui ettearvamatud võivad need lained ja hoovused olla. Juba sinu kehale, rääkimata veel hiiglasnikust masinast. Sul on vaja tohutult jõudu, et ületada vee vastupanu. See ja nii paljud teised muutujad muudavad selle hullumeelseks katseks. Alates sellest, kui sind visatakse suurel kiirusel üle 45 meetri, kuni selleni, et jääd vee all väikeses kokpitis lõksu pea alaspidi, räägin ma täna loo sellest, kuidas see lihtne maailmarekord tapab pooled oma võistlejatest. Tere tulemast Extreme'i! Kujuta seda ette. Sa kimmitad end paati, enne kui kihutad üle vee kiirusega üle 320 kilomeetri tunnis. See ei kõla nagu midagi, mida enamik inimesi naudiks, eks? Ometi oli see vähestele põnevuse otsijatele kogu nende elu. Need paadid on varustatud võimsate mootorite ja keeruka varustusega ning neid juhib kogenud kapten. Kuigi see võib tunduda hullumeelne, on üle tosina inimese proovinud seda rekordit purustada ja enam kui pooled neist on selle käigus hukkunud. Kõik algas 20. sajandi alguses. Inimesed on muutunud üha enam lummatuks mootoriga sõidukitest ja sellest, kui kiiresti me suudame neid liikuma panna. Aasa jooksul tekkis inseneridel kinnisidee ehitada veesõidukeid, mis suudaksid sama teha. 1924. aastaks püstitas ameeriklane Garfield Wood Detroiti jõel esimese mitteametliku rekordi vee peal saavutatud suurima kiiruse osas, ületades veidi 71 miili tunnis. Tema saavutus oli verstapost selle kohta, mida peeti võimalikuks ja täitis teda uhkusega. Aga mida Garfield tol ajal ei teadnud, oli see, et temast saab võtmeisik maailmarekordi loomisel, mis nõuab palju elusid. Siit hakkab meie lugu võtma tumedamat pöörde. Rahvusvaheline mootorpaadispordiliit tunnustas veekiiruse maailmarekordit esmakordselt 1928 aastal, muutes selle ametlikuks rekordiks. Käies oma venna jälgides, otsustas George Wood, et tal on olemas kõik, mis vaja rekordi purustamiseks, näidates, et julgus oli nende perekonnas tavaline. 4. septembril 1928 saavutas ta edukalt tippkiiruseks 92,8 miili tunnis, purustades rekordi samal jõel nagu tema vend. Väike kõrvalepõige selles kaoselongis. Kui soovid rohkem tooreid, tsenseerimata lugusid, mida me siin näidata ei saa, siis liitu Extreme kogukonnaga Patreonis. Kohtume päris Extreme'is. 2 venda seadsid lati kõrgele ja teised tahtsid samuti neid prestiižikaid auhindu saada. Paljud juhid üle maailma lootsid saada tiitlit kiireim mees vee peal, kuid rahvuslik uhkus põimus sageli selle rekordiga ning jõukad ärimehed nagu Castrol Oili esimees Lork Wakefield ei suutnud end kõrvale hoida. 1930 aastal toetas ta Briti juhti Sir Henry Seagrave'i, et too purustaks rekordi Ühendkuningriigi nimel. Henryle polnud ohtlikud olukorrad võõrad. Tegelikult ütlevad mõned, et just seal leidis ta elus kõige rohkem rõõmu. Ta oli tol ajal juba maismaa kiiruse rekordi omanik ja tänu Lorki rahastusele püüdis ta saavutada veelgi suuremat kuulsust. 13. juunil 1930 istus ta Miss England 2 rooli taha, mis oli varustatud 2 võimsa Mercedese lennukimootoriga. Tema ja ta meeskond valmistusid niutama piire selles, mida kunagi peeti veel võimalikuks. PI-insenerid Victor Halliwell ja Michael Wilcox käivitasid oma aluse Windermere järvel. Teda motiveeris soov saada esimeseks meheks ajaloos, kes hoiab samaaegselt nii maa kui ka veekiirusrekordeid. Kuigi ta teadis oma eesmärgiga seotud riske, ei heidutanud need teda. Kõik, mida ta tahtis, oli purustada Woodi rekord. Ja ta tegi seda täpselt nii, saavutades oma 2 esimese katsega suurimaks keskmiseks kiiruseks 98,8 miili tunnis. Vaatamata pealtvaatajate rõõmuhõisetele ei olnud Henry rahul.
Ta tahtis jääda ajalukku kui esimene, kes sõitis üle 100 miili tunnis. Seetõttu naasis ta stardipunkti 3. katseks. Ta ei teadnud, et tema soov paadi piire proovile panna viib peagi kohutava tragöödiani. Vaid mõni hetk pärast teise katse lõpetamist asus meeskond taas teele. Tuulevihin ja veeplärtsatused kajasid taustal, kui nad iga sekundiga kiirust juurde andsid. Paat vibreeris, kui nad lähenesid 100 miili tunnis piirile. Ja siis viimase pingutusega sai Henry esimeseks juhiks, kes selle piiri ületas. Aga siis, täiesti ootamatult, paat paiskus jõuliselt ümber ja lendas õhku. Tema peainsener Victor hukkus silmapilkselt, kui paadi tohutu raskus veeres üle tema keha ja purustas ta. Tema teine peainsener Michael suutis pärast kokkupõrkest väljapaiskumist murdunud käega põgeneda. See katastroofiline juhtum toimus silmapilkselt jahmunud rahva ees ning kiirabi tormas appi Henryle, kes oli veest teadvuseta. Ta tuli korraks teadvusele pärast veest väljatõmbamist ja küsis poiste saatuse kohta. Kuid õnnetusest saadud vigastused nõudsid peagi tema elu ning ta suri sisemise verejooksu tõttu kopsudes. Nii lihtsalt nõudis kurikuulus veekiirusrekord oma esimesed 2 ohvrit. Aga see polnud kindlasti viimane kord. Pärast Henry surma tõsteti Miss England 2 üles ja parandati ära. Järgnevatel aastatel läks selle uue juhi Kay Downey ja Woodi vahel tiheks võistluseks, kui mõlemad purustasid rekordit korduvalt. Tehnoloogia areng viis võimsamate ja lõpuks ka kiiremate paatideni. Järgmistel aastakümnetel muutus paadiehitus kunstivormiks ning insenerid püüdsid luua täiuslikku alust. 1950. aastateks oli unistus saavutada tippkiirus üle 200 miili tunnis, muutumas reaalsuseks julgetele sõitjatele nagu inglane John Cobb. Kuigi John oli Londoni börsimaakler, oli tal kirg elu ohtlikuma poole vastu. Ta oli juba maismaa kiiruse rekordi omanik ning 1952 aastal soovis ta astuda Henry Seagrade'i jälgedes ja hoida mõlemat rekordit samaaegselt. Aga selleks oli uskumatult ohtlik ettevõtmine. Sel ajal kuulus rekord Seattle'i Chrysleri edasimüüjale Stanley Sayersile. Tema paati jõustas Allison V 1710 lennukimootor ja see saavutas juulis tippkiiruseks 178 miili tunnis. Vähem kui 3 kuud hiljem oli John kindel, et suudab rekordi purustada ja ületada hinnatud 200 miili tunnis piiri. 29. septembril istus ta oma reaktiivmootoriga Crusaderi rooli taha Šotimaal Loch Nessi külmadel ja vaiksetel vetel. Täielikult eesmärgile pühendunud hulljulge purustas eelmise rekordi, saavutades tippkiiruseks 206 miili tunnis. Nii lihtsalt oligi ta ajalugu teinud, saades esimeseks inimeseks, kes sõitis vee pinnal hämmastava kiirusega üle 200 miili tunnis. Kuid rekordi püstitamise reeglid nõuavad, et juht peab sooritama ka teise sõidu. Seega, et saada maailma kiireima veesõitja tiitel, pidi ta selle kiiruse veel kord saavutama. Aga teisel katsel tal nii palju õnne ei olnud. John startis veel kord stardikohalt, suurendades iga sekundiga oma kiirust. Kui ta jätkas gaasi andmist, saavutas tema paat enneolematuid kiirusi, libisedes üle vee. Kui ta jõudis peaaegu 210 miili tunnis piirini, põrkas Crusader pärast kokkupõrget ootamatu lainega kontrollimatult üles. Lähedal olnud paadid polnud ala varasemate juhiste kohaselt vabastanud, jättes vette tugeva hoovuse. Siis saabus katastroof. Johni paat põrkas vastu suuremat lainet, sundides Crusaderit taas õhku tõusma. Kui see alla kukkus, purunes paat tükkideks, kui see veepinnale tabas, visates ta üle 150 jardi üle vee. Päästemeeskonnad tormasid talle appi. Ta tõmmati veest välja teadvusetuna. Kokkupõrke tohutu jõud murdis tema kaela ning kuulus Briti võidusõitja kuulutati sündmuskohal surnuks. Tema soov saada maailma parimaks viis lõpuks selleni, et ta maksis selle eest kõige kõrgemat hinda. Kurikuulus veekiirusrekord oli nüüd nõudnud oma 3. ohvri. Vaatamata Johni traagilisele surmale jäid need, kes võitlesid ihaldatud tiitli nimel, endiselt otsustavaks rekordi hoidmisel. Vähem kui 2 aastat hiljem liitus võistlusega Itaalia tekstiilitööstur Mario Verga. Itaalia mootorpaadi föderatsiooni poolt igaühele, kes suudaks rekordi purustada, välja pandud 5 miljoni liiri suurune auhind motiveeris teda.
ning ta ehitas hüdroplaani nimega Laura 3, nimetades selle oma noore tütre järgi. kuigi see oli uskumatult kiire, oli see ka väga ebastabiilne. Aga Verga jaoks polnud kiire erutempo võõras. Ta veetis palju aastaid paatidega võidu sõites ega kartnud suuri kiirusi. Hoolimata mitmetest tehnilistest probleemidest paadiga 9. oktoobril 1954 eelnenud kuudel otsustas Mario, et nüüd või mitte kunagi. Tal olid rahalised vahendid otsakorral ja võimalus võita 5 miljoni liiri suurune auhind hakkas käest libisema. Kannatuse kaotanuna asus ta teele ja kihutas Põhja-Itaalias asuval Iseo järvel keskpäevasel ajal kiirusega ligi 190 miili tunnis. Aga just siin kohtas ta oma saatust. Kui paat põrkas 2 korda vee peal, tõusis selle nina kõrgemale enne õhku tõusmist ja tegi täispöörde. Samal ajal paisati Mario kokpitist uskumatul kiirusel välja ja tal polnud mingit võimalust ellu jääda. Täpselt nagu John Cobbiga nõudis maailma kiireima veemehe tiitli püüdlemine ka tema elu. Umbes samal ajal, kui Mario traagiliselt hukkus, töötas kulisside taga veel üks paljulubav piloot, lootes püstitada veekiirusrekordi. Donald Campbell oli just lõpetanud elegantse, kiire ja reaktiivmootoriga hüdroplaani nimega Bluebird K7 ehitamise. Seda peeti väga arenenud konstruktsiooniks, mis oli täielikult valmistatud terasest ja alumiiniumist. Nagu paljud enne teda, oli Donaldil kirg kiiruse vastu. Kõik tema elus keerles nii maa kui ka veekiirusrekordite purustamise ümber ning ta pühendas sellele peaaegu kogu oma aja. Juulis 1955 täitis ta lõpuks oma unistuse ja püstitas uue veekiirusrekordi, saavutades Inglismaal Cambrias Ullswateril kiiruseks 202 miili tunnis. Kuid see oli alles tema julge karjääri algus. Järgmise 9 aasta jooksul purustas ta rekordi veel 6 korral, saades ajaloo suurimaks veekiirusrekordi hoidjaks. Siiani on ta ainus inimene ajaloos, kes on püstitanud nii maailma maismaa kui ka veekiirusrekordi samal aastal, milleks oli 1964. 31. detsembril kinnitas ta end Tamblungi järvel oma armastatud K7 kokpitti ja kihutas üle vee uskumatu kiirusega 276 miili tunnis. Aga ta polnud kunagi rahul ja püüdis alati piire nihutada. Kahjuks viis tema soov jääda ajalukku ühe kiireima mehena ta samasuguse saatuse juurde nagu paljud teised, keda oleme selles videos maininud. 4. jaanuaril 1967 saavutas Donald oma K7-ga muljetavaldava kiiruse 295 miili tunnis. Ta oli kindel, et uus rekord on käeulatuses ning pidi selle ametlikuks tegemiseks tegema teise sõidu. Kuid üks oluline viga viis kohutava tragöödiani. Donald pööras oma paadi kohe ümber teiseks katseks, ilma et oleks lasknud veel rahuneda. Kui ta jõudis kiiruseni 318 miili tunnis, hakkas ta paati kaotama kontrolli üle ja paadi nina tõusis üles. Sellest hetkest alates ei saanud Donald enam midagi teha ja tema saatus oli otsustatud. Bluebird paiskus õhkus ja pöördus ümber, enne kui see jõhkralt Cold Lake'i vetesse purunes. Inimesed vaatasid õudusega, kuidas paat veepinnal kukerpallitades pooleks murdus ja metallkilde igas suunas lendas. Ta suri tõenäoliselt koheselt, kuid tema keha leiti veest alles mitu aastakümmet hiljem. Kiirusrekord, mida mõned nimetasid ka needuseks, oli just nõudnud oma 4. ohvri. Hiljem samal aastal püstitas rekordit kalifornialasest paadi võidusõitja Lee Taylor, saavutades kiiruseks 285 miili tunnis. Avalik huvi veekiirusrekordi vastu näib järgmise 10 aasta jooksul vaibuvat. Võib-olla 5 rekordiga seotud surmade suur arv seiklushimulised inimesed valima teisi väljakutseid. See ei kestunud aga kaua ning peagi ilmus välja uus hulljulge, kes tuli Taylori rekordit ületama. 70. alguses šokeeris austraallane Ken Warby esialgu oma sõpru ja perekonda, kui teatas oma plaanist purustada veekiiruse maailmarekord. Ken oli tõesti ainulaadne, julge, seiklushimuline ja mis kõige tähtsam, sihikindel. Ta unistas sellest, et temast saab järgmine mees, kes rekordi purustab ja loodetavasti jääb ellu, et seda lugu rääkida. Teda motiveeris tema kangelase Donald Campbelli julged katsed. Kui Ken suudaks rekordi purustada, oleks ta esimene inimene väljaspoolt USA-d, Suurbritanniat ja Iirimaad, kes seda teeb. 1972 aastaks oli ta oma paadiga juba koduõues tööd alustanud.
projekteerides ja ehitades kere ise. Ken varustas veesõiduki 3 sõjaväelise Westinghouse'i mootoriga, mille ta ostis oksjonilt $265 eest ning nimetas oma meistriteose Spirit of Australiaks. Naabrid pidasid teda hulluks, kuid tema lähedaste sõprade jaoks oli ta erakordselt keskendunud ja tal olid terasest närvid. 20. novembril 1977 oli ta valmis maailma šokeerima. Ken viis oma paadi Bloweringi tammile Tamuti jõel Uus-Lõuna-Walesis, Austraalias. Sealt edasi tegi ta ajalugu. Väike hulk pealtvaatajaid kogunes tema julget katsetust vaatama. Soe Austraalia päike lõõmas tema paadi kohal, kui ta avaveel mootorit tuuritas. Ta oli viimased paar aastat oma elust selleks hetkeks valmistunud ja nüüd oli see käes. Teraste närvidega surus Ken maha nii elevuse kui ka hirmu. Vajutas gaasi põhja ja kihutas üle vee. Pärast 2 katset, mis olid vajalikud rekordi purustamiseks, pidi Ken olema uskumatult üllatunud, sest ta oli just purustanud Lee Taylori rekordi, saavutades tippkiiruseks peaaegu 289 miili tunnis. Veesõidukite kiirusrekordite kogukond oli šokeeritud Kenni saavutustest, kes oli kuidagi suutnud võimatuna näiva teoks teha. Aga ta polnud veel lõpetanud. Uudised austraallase saavutustest levisid üle maailma ning peagi sai ta väga vajalise sponsorluse ujumisriiete brändilt Speedo. Järgmisel aastal oli ta valmis taas nihutama võimalikku piire, püüdes ületada 300 miili tunnis piiri. 8. oktoobril 1978 naasis ta taas Bloweringi tammi juurde, lootes purustada oma enda rekordi. Seekord oli tal varasemast paadist täiustatud versioon, mis oli ümber ehitatud Austraalia õhuväe abiga. Kas tal õnnestub oma katses või tabab teda kohutav saatus nagu paljusid tema kangelasi, sealhulgas Campbellit? Kui paadi lähedale kogunes väike rahvahulk, kinnitasid tema abilised Kenni lennukikabiini stiilis kokpitti. Vahetult enne mootori käivitamist vaatas ta oma meeskonda ja ütles: paati ei juhi, seda kannad justkui seljas. Selle meeldejääva lausega asus ta üle veeteele ning tema kiirus kasvas iga mööduva sekundiga. Spirit of Australia liikus otse edasi, libisedes üle veepinna ja õõtsudes aeglaselt ühelt küljelt teisele. See liikumine võimaldas Kenil vabastada kogu õhusurve, mis kere alla kogunes, vähendades ümbermineku võimalust. Keni paadis polnud midagi kõrgtehnoloogilist ega eriti erilist ning nagu tema kangelastelgi, oli ka temal suur oht elu kaotada. Aga tema oskused tagasid, et ta jäi terveks ja viimase kiirendusega püstitas ta uue rekordi, 317,6 miili tunnis. Keni valdas suur rõõm, kui ta naasis oma meeskonna juurde, et ametlikku aega kontrollida. Ta oli just purustanud oma enda maailmarekordi ja mis veelgi tähtsam, kinnistanud end esimeseks meheks, kes edukalt ületas veesõidukil 300 miili tunnis piiri ning ta jäi ellu, et seda lugu rääkida. Järgnenud aastatel sai Kennist võidusõidumaailma superstaar ning ta viis Spirit of Australia ringreisile Ameerika Ühendriikidesse. Teised asusid tööle, lootes tema Ameerika ringreisi ajal rekordit purustada. Kuid kõigil ei olnud sama palju õnne kui Kenil. 1980 aastal ilmus Lee Taylor taas areenile, olles täielikult otsustanud rekord enda nimele saada. Seekord ehitas ta võimsa raketi nimega Discovery 2. Ühel külmal 1980 aasta novembri hommikul saabus Lee Tahoe järve äärde koos oma paadi ja paljude pealtvaatajatega, kes olid tulnud nägema, kuidas ta rekordit purustab. Kahjuks olid ilmastikuolud halvad ja katse tuli katkestada. Paljud pealtvaatajad olid tulnud Lee toetuseks kohale kaugelt ja ta teadis seda. Et mitte oma lojaalseid fänne alt vedada, otsustas ta selle asemel teha proovisõit. Mootor mõõrgas, kui ta lähenes kiirusele 270 miili tunnis. Kui fännid Discovery pardal kõrvalt kaasa elasid, hakkas Lee kiirust vähendama. Kui ta seda tegi, tabas paat lainet ja lendas õhku. Inimesed, kes vaatasid, ahmisid õhku, kui Lee paat pöörles jõuliselt 3 korda, enne kui see veega kokkupõrkelt tükkideks purunes. Kogu juhtum kestis vaid mõne sekundi ja kui paadi killud lendasid igas suunas laiali, vajus kokpit vee alla. Kokkupõrke mõju pidi Lee teadvusetuks lööma, sest ta ei kasutanud oma avarii hapnikku. Vesi hakkas aeglaselt tema kopsudesse voolama, kui ta vajus sügavamale järve. Vaatamata sündmuskohale tormanud päästeteenistuste piigutustele ei leidnud nad tema keha jälgegi. 3 päeva möödus, enne kui tema elutu keha pinnale tõusis.
kuid tema õudne surm ei jäänud viimaseks. 9 aastat hiljem oli kartmatu kiirendusvõistluste meister Craig Arfons kindel, et just tema võib saada järgmiseks inimeseks, kes kannab maailma kiireima veesõitja tiitlit. Ta pärines kuulsast võidusõidudynastiast, sest tema isa ja onu, Art Arfons, olid maailmarekordi omanikud ja reaktiivdragsterite võidusõidulegendid. Ohtlikud olukorrad polnud talle võõrad. Ta oli täielikult valmis viima oma paadi Rain X Challengeri piirideni, lootuses oma perekonna pärandit veelgi kindlustada. 1989 aasta 9. juunil tõi Craigi ümber tekkinud elevus kokku suure hulga inimesi, kui paljud kogunesid vaatama tema katsetust Jacksoni järvel Sebringi lähedal Floridas. Kuid keegi rahva hulgast polnud valmis selleks katastroofiks, mis järgnes. Vähem kui 15 sekundi möödudes oma katsest oli ta saavutanud kiiruse 263 miili tunnis ja näis, et ta ületab 300 piiri kergesti. Tema paat tõusis veest üles ja hakkas üle järve ägedalt kukerpallitama. Craig üritas meeleheitlikult oma turvalangevarju avada, kuid see ei avanenud. Kui paat lõpuks seisma jäi, oli see purunenud paljudeks tükkideks ja kokpit hakkas aeglaselt vee alla vajuma. Aga väljapääsu polnud. Craig oli elusalt ja pea alaspidi kokpiti lõksu jäänud, tõenäoliselt triivides teadvuse ja teadvusetuse vahel. Vesi hakkas täitma mitte ainult seda kitsast ruumi, vaid ka tema kopse. Ta oli vee all üle 3 minuti, mis pidi tunduma nagu terve igavik. Siis õnnestus päästjatel lõpuks tema elutu keha veest välja tõmmata. Kahjuks oli aga juba liiga hilja. Vigastused nõudsid tema elu. Tema enneaegse surmaga oli veel üks inimene langenud veekiiruse maailmarekordi ohvriks. Alates 1930. aastatest on 54% ehk 7 inimest, kes üritasid rekordit purustada, kaotanud elu, sageli hirmuäratavates olukordades. Ken Warby oli viimane mees, kes seda tegi ja üks vähestest, kes jäi ellu, et oma lugu rääkida. Huulimata rekordiga seotud ohtudest püsib huvi veekiirusrekordi pulustamise vastu ning mitmed meeskonnad üle maailma töötavad uute paatide kallal, lootuses ületada Warby pikaajaline saavutus. Richard Noble, Thrust SSC projektijuht, mille nimel on praegu maismaa kiiruse rekord, teatas 2022 aastal, et tema meeskond plaanib Warby rekordi ületada. Ka Suurbritanniast ja Belgiast pärit meeskonnad töötavad praegu projektide kallal, lootuses purustada kaua püsinud rekord. Siiski jääb see äärmiselt ohtlikuks ülesandeks erakordse kiiruse, konstruktsiooniliste väljakutsete ja mis kõige tähtsam, keskkonna ettearvamatuse tõttu, mis on nõudnud nii palju elusid. Kõik need tegurid seletavad, miks see näiliselt lihtne maailmarekord on nõudnud rohkem kui poole selle võistlejate eludest. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt!